Et kindlasti mõned ka saavad, kui seda lugeda, siis kindlasti saavad ja ma loodan, et seda uuritakse edaspidi tähelepanelikumalt. Ja osad ei saa aru. Ja see on kõige hullem. Ja siin on väga palju tegemata tööd. Osa üldiselt ajakirjanduslike, majandusteadlaste ja selliste inimeste poolt nagu Hannes, et me räägime väga-väga vähe rahast. Ja kui inimesed küsimusi ei esita, siis saab kõike teha. Ja ma arvan, et ma olen ise püüdnud seda natuke parandada, rääkides rahast. Ka avastanud, et seda on väga keeruline teha, sest mul ei ole sõnu. Sõnu, millest kõik inimesed aru saaksid. Sest rahast tuleb rääkida nii, et sellest saavad aru mitte majandusteadlased ja finantsistid, vaid tavalised normaalsed inimesed. Ja neid sõnu on eesti keeles väga vähe. Ja ma loodan ka jälle, et Hannese raamat selles mõttes parandab, et see on kirjutatud hästi inimlikult. Et selle pealt saab hakata normaalselt rääkima. Aga mida riik saaks veel teha? Kus see murdumine oli, seda ei olegi kunagi olnud. Algusest peale, ma võtsin ka, täna hommikul võtsin, et ma vaatan, et kust otsast see selline absoluutne Skandinaavia ülemvõim tekkis. Ja Eesti riik sai hakkama sellega, et meil nagu Hansapank ehitati siin üles töötava pangana. Ja siis see läks rootslaste kätte ja rohkem pärast seda meil ei ole iseseisvat pangandust olnud. Ja selles mõttes ma arvan, et Neiveltin on õigus, tegelikult meil ei ole mingit pangandusturgu praegu. Ja ka minu küsimus alatus on see, et hüva, et mida ma siis riigina saan teha selleks, et seda olukorda parandada. Üks asi on see, et me otsime süüdlasi, et me vaatame neid vabariigi vaenlasi, aga tegelikult alati peavad olema ka vastused. Et kuhu me edasi lähme. Ja siin on kaks, ütleme, pangandusturu mõttes on kaks vastust. Et üks pool on vaadata tõepoolest kuhugi mingisuguste riiklike investeerimuspankade poole, mis oleksid suunatud teatud laadi ettevõtluse toetamisele. Ja teine asi on loomulikult kooperatiivsel alusel tehtavad pangad. Ja ma arvan, ma ise arvan, et see teine vastus isegi Eesti mõttes on parem. Seal on ka tõenäoliselt mingi korruptsiooni oht, aga kindlasti, ma ei tea, Danske panga korruptsioon nii suur see kunagi ei ole, et kooperatiivsed pangad võib-olla seal on mingisugused kohalikud sidemed, aga mitte suureulatuslik Vene raha pesemine läbi Eesti, et need probleemid alati jäävad alles, aga ma arvan, et just nimelt, et kooperatiivsete pankade mõte on see, et nad tunnevad kohalikke olusid. Ja et see raha, mis siis luuakse selle panga poolt, et see läheb kohalikku tootmisse, see inimene need inimesed hindavad ära, mis on see, mida on mõtet toota. Et see on üks vastus, seda ka muudes maailma kohtades kasutatakse. Ja kolmandaks, ma arvan, et tuleb selgroogu omada ka nende Skandinaavia pankade suhtes. Selles mõttes, et võib ju öelda igasuguseid asju, et me võtame teilt likviidsuse ära. Aga ega nad siin päris niisama ka ei ole. Et riigil on alati võimalik läbi rääkida. See on täpselt see nagu ka töötajal. Meil on siin inimene, kes praktiliselt üksi suru Skandinaavia pangad põlvili, et miks siis riik ei suuda, muidugi suuda. Ja peab enesekindlam olema ja peab aru saama, milliseid kokkuleppeid saab pankadega teha. Ja ka Skandinaavia pankadega ma arvan, et saab teha mingeid kokkuleppeid. Eriti, kui meil on kõrval soodustatud kooperatiivsed pangad. Et ka kooperatiivsete pankade tööd saab seadusandlusega natuke soodustada ja see on põhjendatud, sest see on kodanikule väga lähedal. Et see läheb enam-vähem kuhugi sinna, et pigem kooperatiivse panga kapital töötab pigem tööhuvides. Et seda laadi vastused. Aga osa tuleb täpselt sellest, et ma kardan, et osa tuleb sellest, et inimesed ei saa rahandusest aru ja ei taha saada ja kardavad ja ei saagi aru, kuidas moodsas majanduses raha tehakse. Regiooni küsimus, kus nii tugevad see, seda nagu muuta? See muudab. Saadame kohustuslikult. Ma luban, et ma peaministrile selle kingin. Et siis ta tähendab, enne valimisi ta seda ei loe, aga pärast valimisi ma olen kindel, et ta loeb selle läbi. Aitäh. See on konkreetne küsimus.
ma olen pigem selline teisesugune esindaja, et mulle ametiühingud väga ei meeldi. Aga ma küsiks seda, et ma mõtlesin selle üle ise ka, et kui nüüd võtta ära kõige ilmsemad asjaolud, et see pensionifondi mingid tasud on kõrged, ma ei tea, teed ülekandes, siis keegi võtab su 38 senti, sellest ka ise ülekannad. Et kui need detailid ära võtta, et kas seesama Swedbank või ükskõik mis pank seal Skandinaavias, ma ei tea, Austria, Saksamaa, kas mingid väga muud suud erinevust on, et igal pool samasugused ei ole. See minu see dilemma. On igal pool on jama majas. Absoluutselt. Et no see hakkas tegelikult ju 70-ndatel pihta, ma natuke seda ajalugu ka käsitlen raamatus, et kui see neoliberalismi laine nii-öelda, kui ikkagi pangandus dereguleeriti ära, siis tulemuseks olid kohe igal pool mingid kinnisvara, mingisugused mullistused, plaksti need endasid õhku, see kogu jama jookseb kokku iga 4-7 aasta tagant, täna me oleme overdues, et viimane kriis oli 10 aastat tagasi ja täna oli tootavad seda järgmist pauku, sest see asi lihtsalt toimib. Et samas, kui sul oli peale sõda, oli siis Bretton Woodsi süsteem, mis oli siis selline süsteem, kus pangad olid nagu väga konkreetselt reguleeritud, mingid iseseisvad keskpankasid, sellist asja ei ole olemas, mis iseseisvad keskpank tuleb. Kapital ei saanud vabalt liikuda nagu sisse, välja ja siis kohalikku tööjõudu või elanikkonda siis šantažeerida. Öeldi lihtsalt, et kõle, mis asja, mis mõttes lähete minema, te ei lähe mitte kuhugile. See meie raha, te olete siin teha, et panna see asi tööle, et te ei pane meid oma vahel erinevate riikide elanikkondasid siis võitlema selle mingisuguse globaalse kapitali vastu, et tulge meile, meil on veel odavamad palgad, meil on pikemad tööpäevad ja nii edasi. Et kogu see arhitektuur tuleks teha ümber, kus kapitali ja tööjõu vaheline diil, see on New Deal, mis Roosevelt tegi 30-ndatel. Et see, meil on vaja uut diili kapitali ja labori vahel globaalselt. Et täna seda kuskilt ei paista tulemas, aga see mäss on alanud, et inimesed see süsteemi vastu mässavad igal pool nüüd. Trump, Brexit, kollased vestid, you name it. Teine alternatiiv on, et kui see mässa sealt vasakult poolt selle agendaga, et võtta see kapital uuesti kontrolli alla, siis reaktsioon tuleb paremalt, see on üsna jube. 30-ndatel me mäletame, mis Euroopas siis sai, et tänavast sõda ei tule, aga see Euroopa Liit disintegreerub meie silma all praegu, slow motion disintegratsioon on alanud. Et kui siin tõstatada see teema, siis kõik lihtsalt vaatavad, et sa oled hulluks läinud peast. Euroopas see diskussioon käib. Et sul on parem radikaalsed valitsused, mis ma tõin välja lihtsalt ühes intervjuus, et Ungaris kehtestati 6-päevane töönädal. Valitsuse, ehk siis nende EKRE valitsuse kommunikatsioonijuht ütles siis, et this is capitalism, go back to work. Austrias on juba 12-tunnised tööpäevad lubatud. See sama right wing kapitalistide see point, see reaktsioon on pannud inimesed veel rohkem tööd tegema. Ja nad on veel vihasemad. Keegi ei sunni muidugi, nälg sunnib, sõber. Kokku hoida. No võtta. Et selles mõttes ma laiendaks alati, et see ei ole lokaalne küsimus, et see on laiem probleem. Suma ütleb ka midagi tark. Me võime istuda maha ja rääkida sellest, et ennem seda ma olin ka väga edukas ettevõtte, aga mul oli sellest siiberin, et mul olid juba 20 aasta alguses hallid uksed peas. Siis ma sain aru, et ma ei viitsi. Ja siis ma läksin, tegin igast erinevat tööd, ma alustasin keevitajana, sest ma tahtsin metalliga töötada miinimumpalga pealt. Ja siis mind huiati soomekeelsest sõnast, huiati korralikult. Siis see oli minu jaoks naljakas, siis ma hakkasin vastu huiama ja siis lahkusin naeratusega, olles siis üks väga hariduses saanud keevitajana. Muidugi loomulikult ma ei jõudnud isegi töölepingut saada selleks ajaks. Ja siis mul olid muud töökogemused ka ja peaaegu igal pool tuli korralik huiamine. Ja ma olen oma tööga suhteliselt hästi hakkama saanud. Ja siis lõpuks, kui ma ütlesin ennem, et ma läksin tegema seda tööd 2-3 kuuks, et karma võlga tasuda, siis lihtsalt, ma olen siiamaani 7 aasta jookseb. Et see on kuidas öelda siis,
Eesti ettevõtjad on tegelikult meie poolt, peaksid olema. Et kuidas öelda, et ma toon näite, seesama, kui minu üks ülesandest oli levitada seda, mismoodi käitub Norden, on ikkagi ülemaailmne pank, 11. pank maailmas. Et kuidas ta käitub Eestis. Mõnes mõttes me mõtleme, et kurat, see on üks hästi hea mõtlema, et pank käitub nii, siis võivad kõik ärimehed käituda ja ettevõttejuhid ja nii edasi. Ja siis sealt edasi juba töötajad ja siis tuleb juba anarhia. Ja teistpidi oli siis see nii, et mitte keegi ei uskunud seda, mis ma siin rääkisin. Mis siin toimus, sest see kõik läks nii punasesse ära kohe, et sa käisid maailma ringi ja rääkisid ja saatsid sõnumeid ja kirjutasid ja lasid lindistusi koos, ma ei tea, meil kui iganes, siis keegi ei uskunud. Et siin võib siuke asi olla. Ja sama, kui ma näiteks 7 aastat ma seal Tallegis aitasin töötajate kollektiivlepingu saada, et siis Teet Soorm oli veel selle hakkaskeni juht. Tema sai mingit karu. Ma arvan, et see oli üks osa, miks ta see kõigepealt läks see nihe. Et sa said nagu aru, et okei, et tõesti, et sul ei tule mingi üks kampaania oli Viru hotellis, me saime siin sama kollektiivlepingu, et seal on naised, tavaliselt on need toateenindajad, kes on tavaliselt üksikemad. Ja kui me läksime sinna, siis neil ei olnud võimalust ära minna kuskil. Sest nende palk oli 280 midagi euri osadel. Nad olid tööl 10-4 või siis natuke rohkem, natuke vähem, aga nad said palka selle eest, mis nad siis tööd tegid. Kõlab normaalselt, aga valikuvariante pole, sest siis su lapsed jäävad nälga. Mis mind motiveeris töötusse alustama, oli üks vestluse prouaga, kes töötus ühes tehases, kõik ka väliskapitali põhinev tehas, kes sai kõvasti vähem palka, ta oli kõige taastustum töötaja, kui oskas kõiki need tehasele. Ta oli see kõige vähem palka ja siis kui ta rääkis mulle, et tal lapsed on surnud, või laps õigemini, tal on lapselapsed ja talle rohkem kedagi pole. Tema kasvatab lapselapsi, kes käib koolis ja siis tema on ainuke pere toit. Ja siis ma teadsin, et kõigil seda tehast palk on nagu 7 aastat tagasi, et oli kuskil 1000 ligi kätte. Ja siis tema sai just, ma võin palatada, kuskil 500 kanti alla või peale natuke. Ja siis ametiükstus, teie olete kommunistidega, ma ei tule ametiükstus, ei kanni, ma ütlesin ei. Sellest me tahagi rääkida, minu ülesanne ei ole kõiki need hullud ametiühingus saada, ma lihtsalt tahan teada, kuidas teil läheb. Ja siis lõpuks ta rääkis, ma lihtsalt küsin, kuidas te nagu ära elate. Ja siis ei elagi, maksan üüri ära, talvel Lasnamäel elamine, laps see tuksis, siis laenu pealt naabrit riisi ja teised elbeid ja kolmandat suhkrut, et lastel ei oleks süüa. Ja tal ei ole ka valikuvariante, ta ei saa töötajana tulla, sest tal ei ole varusid. Et see kõik on valikute küsimus. Ja kui asi on nii kaugel, loomulikult mul oleks hea meel, kui ametiühingud ei oleks vaja. Mul oleks hea meel, kui ma ei peaks tööd tegema. Mul elus on palju toredamaid asju, mida teha, kui vaidata töötajatel ametiühingut luua või võidata enda õigustest. Ma nüüd natuke lähen tagasi. Ühesõnaga see sama jama, et nad ei uskunud kuskil maailmas seda. Kui nad tegime seda Tallegi, kui me tegime seda Rakvere, siis täpselt samamoodi ei uskunud. Et hakkas kännu, ta oli juba kogenud. Nii kui siin hakkasid mingid jaamad tulema, siis hakkas Soome ja Rootsi, kus need tehast on, hakkas juba EOS hakkas tegema antikampaaniat. Ei, need töötajad on radikaalid, nad ei tea midagi, nad on ekstremistid ja kõik on halvasti ja üldse meil on kõik okei. Nad hakkasid juba mitu kuud ette tegema, ennem kui me jõudsime üldse sinna. Nendega rääkima, jah, kurat on läks valesti. Ja siis loomulikult nad valetasid edasi ja siis mulle meeldib nende vahva elenda ka. See on kõik väliskapital jälle, raha läheb välja, te olete 93 miljonit maksuvabalt läks kuskil minema sealt. Palka poolt tõstetud seal 10 aastat ja nii edasi. Aga siis see ütled seda nii ilusti, et me maksame selle sektori, selle töökoha keskmist palka. Nemad moodustavad 49% sektorist. Teine suur on siis Atria, mis on siis Max ja Moritz ja veel päris palju teist tooted. Kokku teevad siis üle 60% sellest keskmisest. Kui me läheme Saaremaa peakombinaati kuskil, siis seal järsku on palgad kõrgemad. Kui sa ise oled sektori keskmine ja siis ütled, ma maksan sektori keskmist palka, mida te räägite. Ma olen seda teinud 10 aastat, täpselt samamoodi.
Niisugused väiksed asjad. Ja siis, kui ma käisin seal ILO-s õppimas mingit rahvusvahelist tööõigust ja nii edasi, et kus kohas me oleme ja vaadata nagu, et seal õpetati, et vaadake, siis meil on ILO konventsioonid ja asjad. Eestis on ka mõned oleme liitunud siin ja mõned loevad täitsa. Aga enamus mitte, et meil ei ole neid ratifitseeritud. Me ühelt poolt oleme hullud tugevad ja ägedad ja Euroopa Liidu fännid siin ja kõik need, mis on siis Euroopa Liidu need ja mida kõik on tunnustatud. Sul on seal, siis näidatakse suurt maailmakaarti. Näidatakse mul suurt maailmakaarti, kus on siis nagu, et kus on töötajate õigused ja siuksed suhtumine nagu okei. Töötaja saab oma õiguste eest seista ja nii edasi ja mingid garantiid on. Et siis need on nagu tumesinised, kus on väga hästi, siis on helesinised ja siis on kollased, kus siis nagu noh, meie peas siis tuleks ette siis sama need Aafrika jussid või mis oli. Ja siis on see kaart ja siis on, Aafrika on siuke helesinine ja siuke natuke kollast ja nii edasi. Ja siis Euroopas on seal enamus on ikka siuke tumesinine, helesinine ja siis Läti, Leedu asjad, kõik meie ümber Põhja-Euroopas, kõik tohutud tumesinine ja helesinine ja siis on Eesti kollane. Ja siis ma mõtlesin, et eksivad, ma küsisin ka, et kuule, et kus ma neid vaadata saan, ma tahaks kohe näha, et mulle tundub, et me ei saa olla nii taga. Et on hästi äge, et me oleme surunud igast businessid, me oleme laskunud nagu väliskapitalil hakata meie riiki juhtima ja siis samal ajal meie nii ka ärimehed kui ka tavaliselt töötajad kannatavad. Ja me oleme nagu mõnes kohta selle koha pealt nii halvasti, et mitte keegi väljaspoole ei usu. Ja me ise sellest aru saamata. Ma arvan, et siin on need inimesed, kes suudavad ise nende eest seista. Et mina olen ka selline inimene, mul on nagu ükskõik. Minu meelest pole sa Erki Raasuke või ma ei tea, president või nagu see peaminister, mul täitsa ükskõik. Minu jaoks oled sa täpselt sama inimene, kui me hakkame võrdlema nüüd. Mul on Erki Raasuke pangajuht ja mina olen väga hea sumamaade olnud. Et kui me hakkame võrdlema, ma tulen ennast sumamaadena palju paremini, kui tema pangajuhina, ma saan palju paremini hakkama. Ma tulen, ja siis me oleme minu poolest nagu võrdsed. Et siis see on mõnes mõttes kadunud ja need inimesed, kes ei mõtle, ei ole nii võimekad või ei suuda enda eest seista või tõusta püsti või teha oma ettevõtted sellepärast, et nad töötavad siin samas Viru hotellis ja toon teenindajatena ja mitte kunagi ei saa ettevõteteks. Et siis see nagu ei muutu teistmoodi, kui ma ise ei aita. Neile läheb paremaks. Neile läheb paremaks, kui neile läheb paremaks, ei lähe ka meie ühiskonnale ka äridele paremaks. Ja kui raha viiakse maksuvabalt igale poole välja ära, siis meil läheb ka ainult halvemaks. Need küll. Aga miks me siis, ma ei tea, miks me siis soosime nii palju valitsuse tasandil on ju väliskapitali sissevoolu või siis mõtlesid, et välisinvestorid vaja nii väga, et ma ei tea, sellele küsimusele, aga siis mõtlesid jah, et püüaks siis ikkagi olla ise peremees, mitte sulane on ju. Ma räägin veel korra, hästi eks. Ma saan aru, et ta tahab tulla, jah. Ühesõnaga... Tegelikult ei taha ju, teine asi on see, et me kogu aeg tahame sõjatrummi on ju, et meil on siin sõda käimas on ju. Kes me ta räägib? Teine näide on see näiteks, et ma töötasin ka mingi aja, töötasin ABB tehases, kus tuulegeneraatorid tehakse värvijana. Seal krooni all lubati juba 30 000 krooni palka mulle ja asjad ja värgid särgid. Seal ma sain esimest päeva ametniku liikmes. Ma ei saanud teile. Aga siis kui euro tuli, siis mul oli juba palk oli põhimõtteliselt 2000 midagi euroid. Mul väga chill oli, väga chill mõnus töölis. Ja ABB proovis oma tootmist ära viia Eestist mitu korda. Seda tuulegeneraatorit tootmist. Alguses nad tegid siia tehase, seal shieldid peal, ma ei tea, kas ma toinud üldse rääkida seda, aga shieldid peal, made in Finland, et oleks au stiil. Ja siis lõpuks nagu kurat, et ikka me peame mingi hetk, tootmine läheb kõige suureks, me peame ikka selle Estonia ka siia peale kirjutama. Siis panime hästi made in Estonia ja siis pärast olid, kuule, et me tahame neid Estonia omasid nagu rohkem saada, et need Finlandi omad ei tööda nii hästi. Siis nad proovisid viia Hiina, nad proovisid tohutud miljardid läksid, nad tegid tehased Hiina, tegid Indiasse ja siis nad said nagu aru, mida seal suudetakse teha, mida mitte. See tuli kogu aeg Eestisse tagasi, mitmel erinevad asjad, nüüd nad said vist müüst maha oma päiksepatarei tootluses. Et meil on siin väga, nagu teate oma sõpru ja tuttavad, meil on siin tegelikult töötajad on väga head. Nad teevad väga head tööd, kui me need ära ei tapa. Nad ei sure nii kiiresti ära. No see point ongi, nad ei sure nii kiiresti, aga nüüd selle tööga ma kohtusin ka nagu üks Eesti parimad tööandjad oli, sai auhinna kohe sel samal aastal, kui töötajad nagu rääkima oli Ericsson. Kontoris fantastiline elu, ikka räge. Naised käivad WC-s, käivad kella peal, enamus on naised seal, kes tehases komponente kokku panevad ja paljud. Ma ei tea, ma arvan, et sellest tuleb tohutud raamat, ma sellest räägin, aga kella anti, siis viisid WC-sse minna, kujutage ette, et sul on päevad, naiste rahvusest, et kutub ajuks lehes, siis ei saa minna sinna.
tööle. Noh, ja nad töötasid seal nii kaua, kuni need randmed olid puruks, on ju. Noh, läbi, siis oli töövõimetus, on ju, saadeti minema, võeti järgmist. Noh, palka hoiti täpselt kuidagi nii, et saaks ja värgid särgida, boonused olid vahvad niimoodi sirkuleeritud, et kui sa ametiühinguna näed järsku, et noh, vahet üle, mis sa teed, et see lihtsalt, kui sa paned osakonnad õieti ette, siis nagu näed, et iga kuu nagu tuleb boonused nagu tiksub, täiesti absurdne värk. Ja siis nagu väliskapitali, kes toodab töövõimetud inimesed tulevikus. Siin on täpselt kaks aspekti väliskapitali kui töö mõttes. Et on hästi oluline meeles pidada, et tegelikult kuni meil on kapitalistlik majandus, seni meil on alati kapitali töö pool. Ja sellest nurgast, kui me vaatame kitsalt majandust, siis majandust tuleb sellest nurgast analüüsida. Muidu me saame need juhtumid, millest Sumo räägib. Ja meie vabaduse kontseptsioon on väga palju ehitatud selle peale üles, et inimene on vaba siis, kui ta on ettevõtja. Ja ühel hetkel, kui meil hakkas majandus tööle, siis me näeme, et tegelikult isegi mitte see, et sa oled ettevõtja, vaid tegelikult on vaba see, kes kontrollib kapitali. Sest ettevõtjana sa oled alati sõltuv kapitalist, tõest ka. Aga kapitali võib kontrollida riik, mis tähendab seda, et iga kodanik võivad ka kontrollida erapangad. Kuni meil on euro, siis meil on raha, mis on täielikult eraomanduses, mida riik üldse ei kontrolli. See on see, mida siin Hannes kirus iseseisvaid keskpanku. Iseseisev keskpank tähendab seda, et kodanikul ei ole üldse mingit kontrolli kapitali üle. Ja siis ta ongi sõltuv igasugusest väliskapitalist. Et riigina meil on väga vähe teha. Tegelikult on riigina meil rohkem teha, kui me täna teeme, aga palju vähem kui Ühendriikidel näiteks või Suurbritannial. Kui me kriisi vaatame, siis nii Ühendriigid kui Suurbritannia tulid eelmisest kriisist rutem välja, sest neil oli, nad said ka rahaliselt midagi teha. Aga see asi, mida me peame ise tegema, on nagu loobuma sellest asjast, et viis vabaks saada on see, et ma ronin üles, kõigepealt hakkan ettevõtjaks, siis hakkan pankuriks või hakkan kohe pankuriks. Ei ole niimoodi. Mina tahan olla vaba töötajana. Mina olen eluaeg elanud sellest, et ma müün oma tööjõudu, et ma elan oma tööjõust. Ja ma tahan vaba olla niimoodi, et ma ei pea hakkama pankuriks või ettevõtjaks. Ma tahan olla vaba töötajana. Ma tahan saada, olla normaalne, mõistlik, võrdne ühiskonna liige, olles töötaja. Ei ole see, et kui sulle ei meeldi, hakka ettevõtjaks. Vale vastus. Ma tahan normaalset elu töötajana. Ma tahan tõusta koos oma klassiga, mitte oma klassist välja. Ja kui me selle mõtteviisi kätte saame, siis me saame väga paljud asjad ära parandatud. Ja rohkem neid inimesi, ma just rääkisin eile ühe inimesega, kes otsib Pärnus tööd, ütles, et tema lõbusad töövestlused on niisugused, kus öeldakse, et kuulge, et te siin tahate inimest, kellel on kõrgharidus, oskab 3 võõrkeelt, nagu tunneb majandust, nii edasi ja nii edasi. Pakute mulle palka, et kui ma ostan tööl käimiseks ülikonna, siis mul enam elamiseks midagi järele ei jää. Et nagu ei ole päris see. Ja siis tööandja vaatab otsa, ütleb, et kuule, aga meil siin töö lõpeb kell 4:30, et sa jõuad endale teise töökoha ka võtta selleks, et nagu midagi mingisugused nagu üüri ka maksta. Siis ta ütles, et leidke endale kuskilt mujalt mingi loll. Ja siis ta tuli minult küsima ja ütles, et kuule, et kas ma nagu läksin liiale või kas ma peaksin kuidagi alla andma. No hetkel vist on see veel olemas, aga ärme anname keegi alla. Ärme anname nagu, mis mulle ka meeldib. Hannes ei andnud kunagi alla. Ja jõuab kuhugi. Ja Suma ka, ta lihtsalt ei anna kunagi alla. Et mul on väga hea meel nende 2 inimesega koos olla, sest ma tean, et nad ei anna alla. Ärme keegi anname alla. Mäss on alanud. Aga siis ma küsiks provotseeriva küsimuse. Küsi. Et kui me vaatame praegu Prantsusmaad, eks ju. Macron, ma ei tea, mis ta tegi, tõstis aktsiisi või mida tõstis. Ja vanad läheb tänavalt. Kas see on siis parem variant? Et hakkame lõugama iga asja peale. Kuule, kui Macron tahtis võtta ära veel sellelt elanikkonnalt, kes on peale seda kriisi saanud oma kasinust ja kogu seda jama nagu 1 dekaadi jagu. Ja ta tahtis võtta ja anda veel rohkem rikastele ära. Inimestel sai lihtsalt kõrini.
ta ütles, me valisime su presidendiks, aga me võtame su ka maha, on ju. Kui sa tahad seda 1% teenida, mine mingi panga juhiks, on ju. Aga meil on vaja presidenti, kes seisab 99% elanikkonna eest. It's called democracy. Vaata, kunagi heitsid lääneriigid seltsimees Stalinile ette, et tal on siin autoritaarne riik ja tal ei ole üldse avalikku arvamust. Stalin vaatab otsa, küsib, et mis mõttes ei ole Venemaal avalikku arvamust? Venemaal on 20. sajandil olnud 3 revolutsiooni ja te ütlete, et meil ei ole avalikku arvamust. Ja no, natuke see kipubki nii olema. Et kui meil inimesed tulevad nagu teravate asjade peale tänavale, siis see osutub, et võim on pikka aega olnud kaldus kellegi teise poole. Võib-olla teise klassi poole, nagu antud juhtumil mõnikord on need ka etnilised küsimused. Aga kui me valitseme niimoodi, et me soodustame kogu aeg, nagu tema ütleb, 1%, tänane neoliberaalne hegemoonia taaskord eelkõige soosib kapitali, siis soosib natuke ettevõtjaid ja ülejäänud vaadaku ise, kuidas saavad. Ja kui me sellega lihtsalt edasi lähme, siis tulevadki 3 revolutsiooni. Kui me nüüd ütleme, et aga äkki saaks kuidagi ilma revolutsioonideta. No ilma revolutsioonideta saab ainult niiviisi, et me loobume kapitali pidevast eelistamisest. Et jaa, kindlasti on võimalik rahumeelselt kaasotsialismile üle minna. No nii, tulista. Kuule, viimane repliik meil vist aeg on ümber saanud, aga et see oli huvitav näide, et Prantsusmaal inimesed tulid tänavatele, kui tõsteti siis diiselkütuse aktsiis. Diiselkütus maksab muust Prantsusmaal 10 senti keskmiselt rohkem kui Eestis ja ta tahtis tõsta siis aktsiisi täiendavalt 6 sendi võrra. Et selle peale puhkusid massirahutused, aga Eestis on 2 viimast aastat tehtud seda täpselt samamoodi ja keegi ei ole isegi silma pilgutanud. Nii et küsime siis valitsuse käest valimistele, et mis siis, kuidas nii läks. Ja muidugi inimeste käest, kes tõesti istuvad nagu mömmid ja midagi ei ütle seda. Liituvad EKRE-ga. Liituvad EKRE-ga täpselt avaldamaks protesti, aga no meil on lihtsalt niivõrd nõrk organiseeritus ühiskonnas. Meil on kõik NGO-d teevad mingid, no kes teeb küla kiige korda, kes koristab kraavid ära, aga meil sisust poliitilist organiseeritust ühiskonnas ei ole, et ametiühingute nõrkus on nagu üks hästi suur osa. Väga kõva orgunn oli seal taga just ametiühingutel, mis inimesed tänavale viisid ja need vestid meile selga ajasid. Et see on jah, see on see nõrk koht. Mida saab parandada, mis on raske, mida ma olen viimased 3 aastat ka käinud, et käinud mööda Eestit ja rääkinud inimestele täpselt seda sama juttu, et teeme, protestime, ütle, kõnele. Aga see tunnetus, et sa saad midagi muuta ja see tegelikult muudab. Ja kui sellest tegelikult muudabki, et tänavale tuleb ka muudab, sellepärast et ega Macron ka väga ei taha, et tal need inimesed seal niimoodi mässavad. Aga ta lihtsalt ei oska midagi muuta. Et üks tükk meil praegu ei ole mitte ka ainult see, et inimesed ei viitsi, vaid see, et me oleme lasknud ennast uinutada sellest jutust, nagu neoliberalismile ei oleks alternatiivi. On jah halb, aga paremat süsteemi meil ei ole. Tegelikult parem süsteem on. Isegi selline rahulik keinsiaanlus oleks parem süsteem, mis on ka läbi proovitud. Aga ma annan nüüd sõna. Millega või tekkis mõttes seda väliskapide teemat selles mõttes, et omal ajal, kui masu oli, ega siis kui Hansapank ju üle võeti Sveidi poolt, et otsast välja, ega valitsusega tegelikult valitsuse tasandil mitte keegi ei ostnud mitte ühtegi osalust sisse. Samamoodi müüdi ju, mis oli 2009 või mis aastas olid peale masu ajal müüs ju valitsuse ära Eesti Telekomi 27% aktsiakapitali nii-öelda. Samamoodi lihtsalt, et kõik nagu asjad müüdi maha või see osta sisse. Et selles mõttes, et kui osta seda strateegilist osalust, et see välispanki saaks valitsus mõnepidi nagu ligistada. Vaata, kriisi ajal oli, see on see asi, et Eesti riik oli esimene riik, kes liitus euroga, sest me olime algusest peale seotud Saksa margaga. Et võib-olla jälle ma ei vaidle otsustega, mis tehti 90ndate alguses, sest siis ei teadnud keegi kapitalismis mitte muhvigi. Ja siis me võib-olla ise oma raha ei oleks osanud juhtida. Aga sel hetkel, kui Hansapank valmis sai, oleks Eesti pidanud
minema vabalt konverteeritavale valuutale. Mitu head aastat, palju aastat oli Hansapank vabalt börsil olemas. Ja, aga vaata, meie kroon, meil ei olnud krooni. Aga vaata, kuidas valitsus ostab osa, kuidas valitsus kriisi ajal sekkub, kui tal ei ole sul on reservid, sul on võimalik reservidest eraldada. Väga vähe. Vaata, see ongi see vahe. Ja see on üks asi, millest me võiksime teha ühe järgmise arutelu. Mille jaoks meil on kriisi olukordades, millega meil euro piirab. Euro ei lase meil kriisi olukordades niisugustes oludes sekkuda, sest meil tõepoolest ei ole raha. Tõepoolest raha tuleb erasektori käest saada. Ja see on probleem. Ja kahjuks me ei saanud kõike seda, oleks saanud ka rohkem tookord teha, nõus, aga mitte nii efektiivselt kui jälle, kui Ühendriigid said, kui Ühendkuningriik sai. Et kui sa võrdled seda, kuidas euroala tuli kriisist välja ja kuidas Ühendriigid tulid kriisist välja, seal on väga suur vahe. Ei, selles mõttes, et see võrdluseks on see, et sul on ka tegelikult reaalselt olemas raha, mille eest osta tegelikult strateegiliste ettevõttesse osalus sisse, strateegiline osalus sisse. Mis sa seal ostad neid osalusi? Me müüme neid osalusi. Tallinna Sadama suuraktsionäriks on Goldman Sachs täna. Vabalt noteeritud, osteti kokku, naksti ja dividendidena viiakse see raha välja, et siin tuleks nagu tagasi pöörata 180 kraadi see poliitiline nagu suund. Aga ma olen nõus, see on nonsense nagu, et mingisugune kuredi Prantsuse punt ostis ära Tallinna kütte nagu ja viib tivikatega meie sooja õhu ja kuredi raha viib nüüd siis nagu välja, sellepärast, et miks seda, milleks see kasulik oli nagu, et Swedbank andis juhtkonnale mingi raha, need vennad ostsid selle asja üles, privasid ära mingil hetkel. Ja siis teenisid palju, 10 aastaga teenis see kutt 300 miljonit eurot või. Viskas töötajatele ka mingi paar kümpi on ju. Ja me oleme kõik nii õnnelikud, nüüd oleme prantslaste meelevallas siis on ju. Väga palju õnne, müüme kõik oma monopoli nagu välismaalastele, et see on täis nonsense, aga see on nagu see litaania ja see ideoloogiline hullusärk nagu, milles kõik nagu taidlevad ja lippu lehvitavad, et see on lihtsalt nagu, me teeme veel rohkem seda nagu. Müüme püksid ka jalast ära, et privatiseerime kõik. Aga muidugi, üldjoontes muidugi sul on õigus. Riik peaks strateegilisi ettevõtteid hoidma riigi omanduses ja saaks seda palju rohkem teha, kui ta täna teeb. Kas peaks ostma või natsionaliseerima? See sõltub olukorrast. Sõltub olukorrast. Mõned asjad peaks ka natsionaliseerima. Aga mida Euroopa Liidu tingimustes saaks üldse natsionaliseerida? Natsionaliseerida saab küll ka olemasolevas raamistikus, kuigi loomulikult Euroopa Liit on loodud eelkõige taaskord ettevõtluse huvides ja tänaseks on see muutunud liiduks, mis eelkõige küsib, et Saksa ja Prantsuse suurkompaniid hästi läbi hakkama saaksid. Aga see ka ei tähenda, et see ei ole muudetav. Ja muudetav on ta muidugi siis, kui me ise tahame ja kõik nagu väikesed ja perifeeria riigid peaksid neid asju ka muutma. Aga natsionaliseerida saab tegelikult ka Eesti